hommikust ja tere tulemast järjekordsesse vlogi. Ma ei suuda uskuda, milline imeline, nagu tahaks juba öelda, et talveilm on õues ja kui ma nagu korraks hommikul silmad lahti tegin, ma olin nagu mingi oh my god. Päris äge on sellise vaatega ärgata selles suhtes, et sa näed kohe oma aknast lund, päikest ja lihtsalt väga selline mõnus. Ikkagi täna natuke tekitas siukesse jõulutunnet see hommik. Ma olen siin ennast poolenisti sättima hakanud, sest ma sõidan täna tegelikult maale, aga enne on meil plaanis hommikusöök ja ma tahan need vaibad maha panna, sest eile ma seda pimedas teha ei tahtnud. Nii et väga põnev, hakkame siis pihta. Siin on siis diivan, kuhu alla läheb üks vaip ja teine vaip tuleb siia magamistuppa. Aga no vaadake, kui ilus. Lihtsalt päike ja lumi. Ja muideks sellest ma ei olegi vist üldse rääkinud, et meil on tegelikult oli siis ka üks sisekujundaja, kes tegi meile sisekujunduspaketi ja näiteks need vaibad on nagu küll tema leitud ja ma isegi ei teadnud sellisest kohast nagu Bonami, mingi siuke ka hästi suur nagu e-kaubamaja siis ja sealt ma tellisingi mingeid muid asju ka. Aga need vaibad on need, mis tema välja valis. Ma loodan, et see on see, ma ei saa üldse aru, milline neist on elutoa vaip. Aga selles suhtes väga tore teenus, rõõm sisekujundus siis ja meil on siis oma nii-öelda fail, kus meil ongi see nagu toodete list, et me saame ise kõik osta ja siis on kõik plaanid ja näiteks vannitoa ja selle majapidamisruumi kohta ta tegi nagu need eritellimusmööbli joonised ja siis üldse sellised, ma ei tea, kas see on 3D, aga elutoast ja magamistoast olid siis sellised nagu pildid, et milline see lõppvisioon võiks olla. Ja sinna meil on veel päris pikk maa, aga nagu pilt on silme ees, mis on mega tore. Ja nagu jah, ma olen väga rahul, et me võtsime selle, sellepärast et ikkagi selles suures asjade maailmas on väga raske tihti midagi niimoodi üles leida. Ja need toolid olid ka tema nagu leitud. Ja mulle meeldib see, et me saame ise kõiki neid asju osta, ise lihtsalt vaatame sealt listist ja nagu jah, sa saad ikkagi ise ka otsustada, mida siis nagu paned lõplikult. Nii et keda huvitab selline võib-olla lihtsamas vormis sisekujundusteenus, siis ma täiega soovitan, ma panen kuskile lingi. Aga ma peaks selle vaiba nüüd siit kätte saama. Vahepeal on mingi 24 tundi mööda läinud. Käisin maal ära, ma võtsin selle kaamera niimoodi kaasa, et mälukaart oli täiesti täis. Ja ma ei tea, kuidagi, kui ma nagu kustutan otse kaamerast asju, siis nad ei kusta ära. Ma ei tea, see on ime, et ma üldse praegu midagi filmida saan, aga ma pärast tegelen selle probleemiga. Igatahes ma olen nüüd tagasi kodus, jõudsin mingi pool tundi tagasi, võib-olla natuke rohkem. Ja täna on ka nii ilus ilm, kuigi seal Jõgevamaal ei olnud üldse nii palju lund kui eile siin nagu kodus oli. Aga ikkagi oli tore kiire külaskäik isa juures ja polnud väga ammu niimoodi pikemalt jutustanud. Et selles suhtes oli tore, aga nüüd enne kui ma panen oma trenniriided selga, avame need kastid, mis on juba reedest oodanud avamist. Kast lapse ootab. Tulid publikuks. Olgu. Ta peab ise kokku panema. Sellise pesukorvi tellisin. Lihtsalt ma ei tea, võib-olla ajutiseks lahenduseks, aga kuna see majapidamisruumis on lihtsalt praegu mingid asjad maas ja suht raske on aru saada, mis olukord selle pesuga on, siis äkki teeb natuke lihtsamaks. Minul on avamisrõõm ja sul on kokkupanemisrõõm. Ma võtaks ise hea meelde vaatama. Selline suur siis. Ma olen nii kaua järgmist asja, sest see on related to pesu.
sorteerimine. Lihtsalt vaata seda. Üks asi veel. Issand, selle peab ka ise kokku panema või? Ai jah. Tahtsin mainida rätikute jaoks seda redelit, sest praegu ka seal mingit väga süsteemi ei ole. Et enne kui meil see kapp tuleb. Aga noh, see on ka juppidele siin, et äge värk. Aga siin sees on veel siis korv ikka. Ja see on siuke, väga suur korv. Ma tegelikult mõtlesingi, et nagu puhta pesu jaoks, et paned siia sisse, siis lähed sellega kapi juurde ja siis saab sorteerida. Et siis jah, on mingid võimalused selle musta ja puhta pesu sorteerimiseks vähemalt. Sul on väga lõbus viisli või? Nii et, ma ei tea. Vist see on kinda cute, aga ma ei tea, nagu need stiilid selle korvikese ja selle musta pesu kasti vahel on täiesti erinevad. Nii et vaatame, mis saab siis, kui see mööbel ükskord tuleb. Viimane asi ka. Vaatame, saab sorteerida valge pesu, must pesu ja mis iganes. Ja esiteks õpetuse vastu ka jälle sellele joonise. No. Minu meelest meil oli seal sisekujunduspaketis magamistoas oli mingid vahelised toonid ka, aga vaatan, kuhu selle panen pärast. Selline. Redel ikka sai ka kokku, aga see ma arvan kindlalt ei jää nii, nagu ta siin praegu on. See lihtsalt oli liiga väike. Et siin peaks olema, ma arvan, midagi kõrgemat, kui üldse see redeli asi siia jätta. Siis praegu nagu üks rätik saab siin kuivada. Ja noh, siis ongi, et kuhu see teine rätik panna. Et jah, pole mingit head varianti veel välja mõelnud. Tere tulemast tagasi siia vlogi. Ma olen vist nädal aega ei ole vloginud või noh, terve see töönädal ma vist seekord midagi ei vloginud. Sest ma ei tea, polnud mingeid erilisi plaane nagu ja kodused olemised, noh, kodurindel pole midagi see nädal vist muutunud. Tegelikult 2 väga suurt uudist, mis ei ole küll isiklikult minu eluga seotud, aga mind natukene mõjutavad asjad, aga neist ma räägin kunagi hiljem, kui asjad on juhtunud. Aga sellest oli suur ja erilisem nädal. Et põnevad uudised, aga täna on siis laupäev, meil oli väga rahulik hommik, teadlikult magasime kaua ja siis ma tegin vahvleid, nagu ma ei tea selle vahvlite tegemisega. Me oleme nüüd, ma mäleta, millal me selle Lofti grilli ostsime, aga seal on ikka väga oleneb sellest taignast, millega sa neid vahvleid teed ja noh, täna oli natukene jukerdamist, et üldse saaks midagi süüa. Aga ikkagi mõnus hommik, panime pesumasina käima, siis tegingi mingi kohvimasina puhtaks ja panime ennast valmis, et nüüd me suundume Ikeasse, sest üle, ma ei tea, mitme nädal on selline nädalavahetus, et mul ei ole mingeid plaane, et ma ei pea kuskil olema ja keegi ei tule külla, et saab rahulikult koduste asjadega tegeleda ja missioon on siis natukene organiseerida neid kaste täis olevaid tube, et vähemalt saaks joped kuskile panna ja vaatame, mis veel. Et meil on üks list täitsa olemas, mida me tahaks Ikeast osta. Et lähme vaatame ja täna tervitab imeline päikseline päev. Ehk siis väga, väga hea nädalavahetuse algus. See läks kotti juba. Täna saunas käimiseks need mantlid endale. Üks see siis. Me lähme otsime seda
kõige tavalisemad stanged, mis vist igaühe kodus, aga ma ei tea, kus on. Siin see on. Uskumata, kuidas nagu mingi 2 tunniga, mis me oleme siin linnas olnud, juba ongi pime. Vaikselt liigub nüüd kodu poole, aga see IKEA tiir jäi meil suht lühikeseks, sest lihtsalt nii palju rahvast oli, et ma nagu väga ei suutnud seal süveneda. Aga need essential asjad, mis meil oli vaja, saime kätte ja varsti kodus näitan teile. Ja siis me käisime veel Järvel aatriumis, kust me ei ostnud midagi ja siis me käisime Hemptexis, kust saime ka paar toredat asja ja ma nii väga tahtsin seda jõuluvoodipesu, seda flanellist, mida ma olen näinud nii Instas kui TikTokis ja see on lihtsalt nii mõnus jõuluvaib ja kuna meil on nüüd selline udusuletekk, kus see nagu väga hästi sobiks, see tundus perfect, aga need tekikotid on lihtsalt täiesti teistsuguse suurusega kui meie tekk on. Ehk siis väga sad, et seda nagu ei saanud osta. Aga jah, ma ei mäletagi, me käisime söömas veel vahepeal ja siis kiirelt toidupoes ja nüüd ongi päike loojumas ja lähme koju ja siis ma saan teile teha mini-hooli nendest asjadest, aga noh, haige, et korraks tuled linna ja päev on läbi. Õues on nagu päike ära loojunud, ehk siis see viimane valgus, mis siia koju paistab, et tegelikult isegi suht hästi tundub, et nagu kaameras tundub, et suht valge on tegelikult on täiesti hämar. Aga selline pisikeste koduasjade hool siis. Kõigepealt IKEA-st võtsime 2 tavalist valget stanget, millega Marko siin juba usinasti tegeleb. 1 stange on koos. Siis ma tahtsin sellist suurt metallist kaussi, sest mul ei ole kunagi olnud sellist kaussi, kus oleks nagu õige mingit tainast teha. Nii et väga õnnelik selle üle. Täitsa tavaline kukkamiskauss. Ja siis, mis oli must have, oli see hommikumantel, mis on siis mõeldud selleks, et kui me saunas käime, siis tahame nagu, kuna meil ei ole otse saunast ust, siis me peame läbi toa tulema, ehk siis oleks vaja midagi peale visata ja see on siuke täpselt mõnusast materjalist lihtsalt hommikumantel siis. Et 1 mulle ja 1 Markole ja neid saame võib-olla täna kasutada. Siis mis ma Selverist ostsin, salatipesu. Ma ütlen selle kohta salatipesur, aga tegelikult see on salativurr. Ja see on mõeldud siis selleks, et salatit pesta ja nagu kuivatada samaaegselt. Et minu jaoks on alati see, et ma võin osta poes seda salatit, aga nagu salatit pesemine ja see, et ta on nii märg alati, mulle ei meeldi. Nii et ma tahtsin endale seda masinat. Või noh, see on lihtsalt mingi plastik asi. Ja siis me käisime veel Hemptexis, kus ma ütlesin, et tahtsin seda voodipesu, ei saanud. Ja siis leidsime 2 köögirätikut, sest meil on nagu kõik köögirätikud. Noh, ma spetsiaalselt viskasingi kõik vanad minema. Ja siis tegelikult oleks vaja ka niisuguseid väikseid näokuivatamisrätikuid. Et ma ei tea, miks ma neid ei võtnud, aga nende köögirätikutega on täiega see, et see peab olema see õige materjal ja need Hemptexi omad, noh, kõik ei olnud sellest mõnusast pehmest materjalist, aga need 2, mis ma leidsin, on täitsa head tunduvad. Nii et see oli hea leid ja siis me tahtsime veel nendele suurtele patjadele, mis meil seal magamistoa voodi peal on, katteid ümber, sest meil ei ole neid, sest me kunagi ostsime selle voodikatte ja siis koos selle kattega ostsime ka padjapüürid, tumehalli värvi, aga need ma ka kuskile viisin ära, sest ma ei tahtnud seda tumehalli värvi. Nii et mõtlesime siis, et võtame
uued padjapüürid, aga seal lihtsalt minu meelest selles suuruses enam ei olnud mitte ühtegi asja, mis on nii veider, sest need padjad ise on ostetud ka Hemplexist. Et noh, ma loodan, ma äkki sealt e-poest leian. Aga siis hoopis ostsime diivani peale sellise pleedi. Alguses ma võtsin mingi täiesti lumivalge, sest lihtsalt mulle tundus, et see materjal oli nii mõnus. Ja seal oli muidu ka nagu täiesti villased pleedid, aga minu jaoks see villane ei ole eriti mugav asi, mida endale peale visata, kui sa diivanil lebatad. Aga see on siuke mõnus, natukene pehme ka. Ja minu meelest ma kassa juures alles nägin, et sellist värvi on ka. Ja see sobib nii ideaalselt, siuke tumepruun, beežikas ja annab natukene mingit lisavärvi sinna diivani peale. Nii et selle üle ma olen mega õnnelik ja Hemtex oli praegu, kui sa ostad vähemalt 2 asja, siis kogu ost on -50, nii et kuna see täishinnaga maksis mingi 80 €, siis selle sai päris hea hinnaga täna. Ja rohkem, ma ei tea, kas meil oli midagi veel. Ma ei mäleta, et ma oleks rohkem midagi ostnud, nii et tõesti siuke mini-hool, aga noh, nagu neid koduasju lihtsalt on nii palju, et ma tahaks tegelikult täiega nõusid juurde, ma tahaks mingeid kausse, noh, ma ei tea, nii palju siukseid pisi asju ja siis on veel suured asjad ja mingid mingid dekoratsiooni asjad, et kõike seda on nii palju, et ma ei tea, kuidas inimesed kõike korraga ostavad, sest see on ulme. Aga mis ma avastasin, et mul on see lahti tegemata, mis ma siis vanas kodus hoidsin uue kodu jaoks alles. Ja selle saab viia vannitutta. No nii, oleme nüüd siin kastide toas. Mõtlesin, ma vahepeal panen nagu pärmitaigna kerkima, et teen esimest kaneelisaiad siin kodus, aga jahu ikka pole nii palju, nagu ma arvasin. Nii et äkki Marka läheb poodi. Aga ma toon need stanged vist siia või teise ei teagi. Vist paneme hoopis joped praegu koridori. Marko tõi mulle jahu, nii et mission is back on ja ma hakkan seda tainas tegema. Joped said koridori ja see on juba kergendus, et mingi pilt sai selgemaks. Tainas sai valmis. Loodan, et õnnestub, et ta siis päriselt kerkib ka. Sest siis, kui ma seda pitsat tegin üks kord, siis ma ei tea, see tainas üldse ei kerkinud. Aga siis ma ei teinud seda ise nullist ka, et ma ostsin poes selle mingi pulbri. Ja meil on siin ahjus selline funktsioon, et taigna kergitamine. Ehk siis see ongi siuke hästi madal temperatuur. Ja siuke soe koht, kus tainas saab kerkida. Nii et loodan väga, et täna läheb paremini sellega. Aga päris hästi kerkis. Kindlasti ma arvan poole suuremaks, kui see algus oli. Et siit saab teha saiakesi. Nii ma rollisin oma taigna ära. Ma ei tea, ma alati teen nagu 2 tükis, kuigi tegelikult mahuks vist siia terve see tainas korraga. Aga ma panin siia võid. Mulle meeldib lihtsalt noaga siukest pehmet võid siia määrida. Ja nüüd ma segan kaneeli ja pruuni suhkru. Kui hea.
saiad said valmis. Keegi on juba ühe ära varastanud. aga me tegime õhtusöögiks väga lihtsa salati ja siis praatsime kanafilee ära ja oli siuke nagu kanasalat, väga kerge. aga nüüd saiad on valmis küpsenud, ma teen siia selle toorjuustu kastmega peale, aga me käime saunas ära ja naudime õhtut ja varsti hakkab MasterChef, mida me elus esimest korda vaatame ja täitsa põnev on, nii et siuke väga mõnus õhtuke siia lõppäeva. Meil on trennis käidud, ma ei tea, see jõusaalis jooksmine oli täiesti kohutav, mul oli nagu terve aeg pulss nii laes, et ma ei saanud isegi sellise tempoga joosta, mis ma tavaliselt õues jooksen. Ma pidin sellest veel aeglasemini jooksma, aga nagu käisime siis 24/7 fitness selles jõusaalis. Ja seal oli ainult 2 jooksulinti, mis olid sellel hetkel täis, kui me jõudsime ja siis ma jooksin selle, sa ei pane sealt otseselt kiirust, ma ei oska seda, igatahes see, mis on natuke kaardus, kus saab nagu väga kiiresti joosta. Proovisin siis seal joosta ja ma jooksin mingi natuke üle tunni aja ja terve aeg lihtsalt võitlesin, sest see oli nii raske ja mul oli tõesti väga pulss laes, aga samas nagu väga hea tunne oli pärast, kui see tehtud sai. Ja siis käisime poes, nüüd me teeme siin väikse lõuna ja nii mõnus tunne on, et saab kodus olla, päike paistab ja noh, praegu need viimased 2 tundi, kui on veel mingit päikest, valgust ja mul on vaja üks koostöö ära filmida. Et siuke väga, ma ei tea, väga mõnus nädalavahetus, ma nii ka ootasin seda, et saakski rohkem kodus olla ja ei peaks kuskile minema ja see on täiega mõnus. Ja ma tahtsin teha, miks ma üldse kaamera kätte võtsin ja ma tahtsin seda lauda näidata, lauajalga. Kassin mingi normaalselt pesedumist. Kas see on hea jalg või? Tundub maitsev. Selline on siis lauajalg, eriti hea valgus ei ole midagi ja väga rahul tegelikult siiamaani selle lauaga, kuigi harjumatu on see, et kui ta on siuke tume, siis reaalselt iga mingi kassikarv, iga tolmukübe on siit kohe näha, et peab lihtsalt hoolsamini puhastama seda ja siia suht kergesti jäid mingid täkked juba peale, aga ei ole hullu, ikkagi näeb nagu hea välja. Nii sain mingid filmimised tehtud. Nii mõnus oli, ma panin sellest suurest kõlarist muusikat ja ma ei tea, kuidagi see rahulik vibe siin uues kodukandis on nii mõnus. Nagu lihtsalt täielik rahulikkus on siin ja isegi kui endal on vaja mingeid asju toimetada, siis see ümbruskond või see nagu taandab, mis on nii mõnus tunne. Siin on nii hästi aru saada, et siinpool maja on juba päris hämartoas, et seal elutoas ja magamistoas on veel päris valge. Aga noh, ma ei ole teile vist reaalselt näidanud seda, mis siin toimub. Aga siin on lihtsalt kõik on kastid ja mul on nagu ahastus selle peale. Ja kõige naljakam on see, et siinpool maja on nagu see koht, kus kõik teised elanikud, kes siin ridakates on, ka nagu jalutavad oma siis nagu välisukse juurdeni. Ja kuna meil ei ole kardinaid, siis kõik seal aga on põhimõtteliselt naabritele näha. Et meil on siin lihtsalt mingid kastid ja reaalselt lihtsalt kõik asjad on maas. Et kui midagi on vaja, siis me ikka käime siit otsimas ja noh, mul oli küll mõte, et see nädalavahetus sorteerida, aga nagu me kõik näeme, siis nädalavahetus hakkab juba läbi saama. Ja noh, joped me saime üle pandud, aga
nüüd ma ei teagi, ma mõtlesin, ma lihtsalt enda riidekasti võtan natukene ette ja panen mingi selle ühe stange peale veel mingid siuksed igapäevasemaid riideid, sest reaalselt mul on juba olnud selliseid hetki, et ma lihtsalt unustan oma riided ära, sest kui nad on siin kastis, siis ma üldse ei näe neid ja mul ei tule isegi meelde, mis riided mul on. Nii et ma nii väga ootan seda päeva, kui ma saan selle garderoobi, ma ei tea, millest see juhtub. Aga jah, võtsin kohvi endale, kast oli ka siia seltsiks ja teeme siis väikse sorteerimise, aga see on lihtsalt mad, nagu see tuba on eriti. Mul on nii palju riideid ära panna, täiesti ulme, ma ei tea, kuidas selle pesumasina ja kuivatiga koos on kuidagi see, et kogu aeg peseme ja kuivatame neid riideid ja siis need riided peaks ära panema. Ja praegu mul on terve see korv on riideid täis ja üks masina täis just. Sai veel valmis, nii et mul on veel siin voodi peal asju, sest ma sorteerisin ühe oma kasti tühjaks. Nii et ma ei tea tõesti see riidemajandus. See ise juba võtab mingi pool päeva aega, et kõiki neid asju lappida ja ilusti ära panna. Ja minu see kummut on täiesti täis ka juba, et ma ei tea ausalt, kuhu ma need asjad panen. Aga vaatan, võib-olla ma saan midagi siit ära viia sinna stange peale, et jätta ikkagi siia kummutisse need trenniriided, koduriided nii-öelda. Aga mida ma olen avastanud nagu selle sügise saabumise ja külmahooaega, et mul ei ole reaalselt normaalseid pükse, nagu isegi teksapükse mul ei ole selliseid, mis mulle päriselt meeldiks. Nii et ma peaks tegelikult täiega minema kuskile poodidesse lihtsalt proovima pükse. See on lihtsalt ettevõtmine, et ma peangi mõni päev peale tööd võtma selle aja ja käima, sest nädalavahetusel ma ei viitsi üldse nagu seal linnas käimisele aega raisata, et jah, kui me neid koduasju vaatame, et siis see on kuidagi, see on nagu veel, aga niisama mingi linnas poodides käia väga ei viitsi, et siis tahaks jah seda rahulikku kodus olemist nautida. Nii. Tead kõige nagu mõnusam. Tomati teed. Kell on 8:30 saanud, siin vannipaas ikka räigelt kajab, aga on aeg skincare ära teha.
ja pesus käia ja ma olen viimasel ajal jälle proovinud ühte uut nahahooldusbrändi, aga mul on seal juba paar päris lemmikut asja ja ma mõtlesin, et kuna ma isiklikult ei teadnud väga enne sellest brändist midagi, siis võib-olla keegi on veel, kes ei tea ja saab mingi hea soovituse siit. Aga see bränd on siis selline Nerds ja see on põhimõtteliselt hästi, ma ütleks, taskukohane, aga samas erinevatele aktiivainetele põhinev nahahooldusbränd. Et ma ei tea, mulle väga meeldib, et need tooted on kuidagi siuksed puhtad ja neil ei ole üldse mingit lõhna, aga samas nad töötavad täiega hästi. Ja üks mu lemmikuid asju on see cleansing balm. Meenutab seda Elemis cleansing balmi, mitte et ma oleks seda kunagi kasutanud, aga see põhimõte on sama, et siin on siuke kreem ja siin on väike spaatula kaasas ja siis sellega võtad siit ja paned, noh, ma ei saa, mul ei ole siin kraanikausi, nii et seda ei saa nagu, pean lihtsalt selleks duši alla minema, et kõike seda värki teha. Aga jah, see minu meelest võtab esiteks ülihästi meigi maha ja jätab naha siukseks mõnusaks, siidiseks. Aga siin on siis ka selline kerge happeline koorija, mis eemaldab nahalt need surnud rakud ja teebki naha nagu värskemaks. Ja siis on erinevad seerumid. Muidugi retinoliseerum, siis on niacinamidi seerum, mis on siuke tavaline niisutav seerum. Üks asi, mida ma pean veel mainima, mida ma reaalselt kasutan mingi iga päev, on see huule. Siin on kirjas, et see on lip treatment, aga ma kasutan seda põhimõtteliselt nagu huulepalsamina. See on siis peptiidide ja hülaroonhappega ehk siis tõesti siuke mega niisutav. Ja minu meelest see on üks väheseid huulepalsameid, mis tõesti hoiab seda läiget või kuidagi, ma ei tea, mulle tundub, et huuled on nagu väga ilusad sellega. Ja siin on mul roosa variant, mul on see läbipaistev ka, et roosa on siis natukene toonitud. Aga ülihead tooted, nii et kui sa ei ole enne kuulnud sellest brändist, nagu mina ei olnud, siis mine vaatama, jätan lingi alla. Aga mina teen kõik oma skincare'id, värgid, särgid ära ja siis ma pean tegelikult videosid veel kokku panema, nii et ma arvan, ma täna rohkem ei vlogi, sest pühapäeva õhtu on ja mind ootab jällegi mega varajane äratus ja ma üritan lihtsalt nii palju või vähe kui võimalik natukene puhata. Ma ei tea, mul on lihtsalt alati siuke tunne, et minu meelest iga nädalavahetus läheb aina kiiremini ja kuigi see nädalavahetus mul ei olnud selles mõttes plaan, et ma ei pidanud kuskile minema. Ja ma väga-väga nautsin seda, see eilne päev oli minu meelest nagu nii mõnus ja täna ka tegelikult see kodus olemine oli nii mõnus, aga ma ei tea, kas ongi sellest, et need päevad on praegu nii lühikesed, et siis kuidagi see, ma ei tea, mulle tundub, et see nädalavahetus on jälle 2 sekundiga läbi, aga õnneks ülejärgmine nädal on mul 4 tööpäeva, sest mul on reede vaba, siis tuleb üks väga fun nädalavahetus, aga seniks me peame vastu ja näeme siis mingi muu päev.